Tere, mina olen Argo, Eesti Töötukassa karjäärispetsialist ja mul on hea meel tervitada siin Tallinna Karjäärikeskuses Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi kogukonnajuhti Maikenit ja G2 õpilast Annit. Tere tulemast! Tere! Enne kui me läheme selle juurde, et räägime täpsemalt teie koolist ja mis seal kõik tehakse, siis saame alguses tuttavaks, et mis on see, mida te koolis teete, võib-olla ka õpingute välisel ajal ja mis te väljaspool kooli teete? Mis on see, mis teid inimesele iseloomustab? Mina olen siis Maiken, töötan ma kogukonnajuhina, aga lisaks olen ma siis ka spordiklassi mentor ja G2-s on meil niisugune moodul liikumisõpetus, mitte niisugune tavapärane ja seal siis annan ka tantsuse liikumise õpetust. Et niisugune multifunktsionaalne funktsioon, aga õppisin ma tegelikult ülikoolis üldsegi inseneriks. Õppisin siis Eestis, Hispaanias, Itaalias, omandasin magistrikraadi elektrivõrkude planeerijana. Insenerina ma tööle ei läinud, sest et ülikooli lõpetuses ma sain aru, et see pole päris see minu kirg, sest et gümnaasiumi lõpus mina näiteks ei teadnud väga hästi, et kes ma olen või kuhu ma võiks minna, aga niisugune inseneriala mulle tundus loogiline, et must ja valge, et mulle meeldis. Aga nüüd pean ma ennast rohkem eluinseneriks kui elektriinseneriks ja vabal ajal siis, kuna ma olen Otepäält, siis nagu võite arvata, tegelen ma talispordiga ja väga palju siis tegelesin lumelauakrossiga, võistlesin ka. Ülikooli minnes siis ma jätsin selle võistlemise poole ära ja nüüd ma tegelen lumelauasõiduga ainult hobi korras. Siuke väike tutvustus minust. Aitäh! Minul nii pikka juttu ei ole. Ma küll tegelen siin asjadega, aga enamasti koolisiseselt, et neid saab hakata pärast siin ette rääkima. Aga ma olen siis G2 õpilane, ehk võib-olla paremini kõlab see, kui ütlen 11. klassi õpilane. Jah, mu kõige suuremaks või lemmikumaks hobiks on hetkel rahvatants, et niisugune eestlaslik. Ja muidugi on kindlasti ka teisi, et oma kooli taskuhäälingut Tähevoog vean ja olen aktiivis, tegus liige ja nii edasi. Selleks kõigeks jääb aega? Muidugi, kui väga tahta, siis ikka jääb. Aitäh sulle! Vaatame teie kooli üle. Olge head, rääkige meil, mis on see, mis on teie koolis eripärast, milliseid noori oodatakse, mis on see, mida peaks teadma. See noor, kes täna meid vaatab siin saalis või kaamera veebiteel, et väikene tutvustus teie poolt nüüd. Meie kooli slogan on 1 kool, 10 kooli võimalused. Et mida see tähendabki seda, et lisaks siis riiklikule õppekavale on meil kuskil 27%, mida kujundab siis iga õpilane ise. Et loomulikult, kui sa tuled gümnaasiumisse, sa ei pruugi päris täpselt teada, et mis suunas sa pärast gümnaasiumi lõppu tahad liikuda ja see 27% koosnebki siis valikmoodulitest ja kursustest, kus sa saad siis katsetada ja proovida erinevaid suundi, et kuhu sa sooviksid pärast gümnaasiumit edasi minna. Ja meil on seal valikuid nii inseneeriast, robootikast, kultuurist, näitlemiskunstist kuni hiina keele õppeni välja, ka spordikorraldusest, et sa saad kindlasti väga palju asju proovida läbi, et mõista seda, kuhu sa tahaksid jõuda. Ja ma arvan, mis meie koolis niisugune eriline on see, et meie kogu kool on siis kosmose temaatiline. Et meie siis koolimaja on kosmoselaev, õpetajad, me oleme piloodid, õpilased, kui nad kooli tulevad, siis nad on tulnukad, pärast ristimist saavad neist astronaudid ja koos me siis seda laeva juhime. Et see kõikidel riigigümnaasiumitel või gümnaasiumitel kindlasti see eesmärk koos seda juhtida on ja meie koolis siis need võimalused sul ka ise midagi ära teha, mitte see, et õpetajad ütlevad, et mis sa peaksid tegema, vaid sa saad ise ka valida. Nagu ka eelnevalt on mainitud, et meie anname teile vabaduse, meie vastu soovime vastutust. Et sa võtad vastutusrikkalt neid otsuseid. Loomulikult on okei eksida,
me kõik eksime ikkagi inimesed, aga et sa prooviksid uuesti ja teeksid neid valikuid natuke rohkem eneseteadlikumalt. Ja mis sind selles aitab, on see, et meil on ka kooli eripäraaine nagu Mina 2.0, mis aitabki sul natuke ka avastada seda, kes sa oled, toetada sinu mentaalset tervist, kui sa tahad tegeleda spordiga. Meie koolis siis eripära on ka see, et meil on spordiklass, nagu te näete, mina olen siis ühe spordiklassi mentor ja spordiklassi siis õppekava on veidike teistmoodi kui teistel, aga see õppekoormus või mida me õpime, on kõigil sama, lihtsalt teistsuguse plaani järgi. Ja tegelikult spordiklassi infopäev on kohe tulemas, 13. märts. Kõik põhikooli õpilased saavad ennast sinna kirja panna, tulla ennast tutvustama ja vaatama, et mida me spordiklassis teeme. Meil on ka reaalklass eraldi, mis tähendab siis seda, et mitte, et neil oleks kuidagi teistsugusem otseselt õppekava, aga kui nad õpivad kiiremini, siis nad saavad rohkem, et vastavalt siis sellele õpilasele. Ja lisaks siis igasugustele õppekorraldusele on meil ka eriline siis koolikultuur, mida Anni juba natuke meile tutvustab rohkem. Jaa, et meil on hästi palju võimalusi, et ongi, meil on nagu tuituskool, et siis ongi, et kõik õpilased saavad ise panustada sinna, et mida nad tahavad teha, kuidas nad saavad nagu sinna kooli panustada. Et meil on siis kohe alguses õpilasesindus, kus kõik klassi esindajad saavad osa võtta ja kui sa ei peaks tahtma olla just õpilasesinduses, siis sa saad olla aktiivides. Meil on siis erinevad aktiivid, näiteks kultuuriaktiiv, spordiaktiiv, tehnikutel on oma aktiiv. Vahepeal oli meil juttu ka teadusaktiivist, seda hetkel ei ole, aga kindlasti on see võimalus ja mida saavad ka tulevased siis arendada. Ja nendes saavad siis kõik õpilased, kes tahavad kujundada siis koolielu, et ongi, saavad korraldada sündmuseid, spordi või kultuuri ja siis tehnikud on meil kõigil nendel sündmusel ilusti abiks. Ja lisaks sellele on meil siis rahvatantsuri. Meil on väga isegi päris suur koosseis hetkel ja meil on väga motiveeritud ja toredad treenerid, et kindlasti soovitan. Lisaks sellele on meil ka cheerleaderid, Vortexia, et nemad on ka väga, kui sul just rahvatants ei huvita, et siis ikkagi tantsuvõimalus on olemas. Ma ei ole kindel, võrkpall on meil ka olemas kindlasti, et ka spordina saab seda teha. Kindlasti podcast või siis taskuhääling, et kui sul on soovi, siis kindlasti saad võtta mõne inimesega meil koolist ühendust, saad hakata tegema mingeid oma asju, et meil on hästi palju ka väljaspool kooli tegevusi, mida sa saad teha. Ja kindlasti, kui sul on endal soovi midagi teha, algatada, siis see on ka kindlasti võimalus, et meil just tuli kultuuriklubi, mis saab 1 korra kuus kokku, et see on ka ühe mu klassi poolt algatatud asi ja saavad kokku, nüüd hakkasid alles saama, et räägivad seal kultuurist, teatritest, raamatutest, et hästi-hästi palju toredaid asju. Ja ma arvan, et vaataks ka ühe väikse, meil on avakursus, kus siis kõik õpilased saavad üksteisega enne esimest koolipäeva tuttavaks, et ei ole just seda vältida, et kus lähed esimesse koolipäeva, lähed klassi sisse ja siis issand jumal, ma ju ei tea mitte kedagi siin, et see tekitab mõndadel võib-olla stressi ja ärevust, aga et see just võtabki selle ära, et sa tead just enne, et kes sul koolikaaslased on ja klassikaaslased.
jah, ma siia täpsustuseks siis juurde räägin, et see on sihuke peaaegu 2 päeva kestab see, 1,5 päeva. Me ööbime koolimajas. Loomulikult meie õpetajad ja need piloodid, me tahaks kodus magada, aga meie koolijuht ütleb, et kui õpilased soovivad koolis ööbida, siis me teeme seda. Ja ka koolijuht magab koolimajas sel ööl. Ja selle eesmärk ongi see, nagu Anni ütles ka, et sa lähed uude kooli, võib-olla sa ei tunne seal mitte kedagi ja see on nii hirmutav. Aga nende 2 päeva jooksul sa saad tuttavaks mitte ainult oma klassikaaslastega ja oma mentoritega, vaid sa saad tuttavaks kogu kooliperega, teiste õpetajate, teiste klassikaaslastega, et sa juba lähed esimesele koolipäevale, et mul on juba oma gäng, mul on oma sõbrad ja meie õpetajatena ka saame oma vahel nii-öelda bondida ja ühenduda, sest et me oleme nii uus kool, et järgmisel aastal lisandub siis meile veel 300+ õpilast ja veel töökaaslasi, et ka meie saame oma vahel selle jooksul siis tuttavaks ja lisaks siis sellele sisseelamislaagrile, mis ei ole kohustuslik, sa loomulikult ei pea koolimajas ööbima, sa võid ööseks koju minna, aga sul on see võimalus, kui sa tahad seda kogeda, siis esimene koolinädal on meil sihuke eriline avakursus, mis on siis loodud koos Torgi ja Bergiga, inimese ja maailma kujunemise nädal, mille tunnid annavad mentorid. Ehk siis mentoritel on veel nädal aega võimalus saada tuttavaks oma õpilastega ja õpilastel on siis võimalus tuttavaks saada oma mentoritega, nagu see mentorsüsteemi, see eesmärk on, et me toetame, me teeme koos. Mitte, et mentor teeb sinu ees midagi ära, ta ei võta su valu ära, aga ta paneb sulle käe õlale, ta kuulab su mure, et teinekord ongi see kõige olulisem, et sul on kellelegi ära rääkida enda südame pealt midagi ja see võib-olla teinekord lahendabki kõik ära. Et meie koolis kindlasti, nagu ka kõikides teistes koolides, on väga palju erilisi osasid ja üks asi, mis ma veel mainin ära, kuigi me oleme suur kool, oleme selles suhtes erilised, et meil ei ole klassid numbrite või tähtedega, vaid meil on nagu ikka kõik kosmoseteemaline, meil on planeedid nagu Veenus, Mars. Anni, mis klassis sina õpid? Mina olen Pluto klassist. Et see ka kindlasti loeb sellist bondi, et me oleme planeedil, me sõidame iga päev kosmosesse ja iga õhtu siis maandume tagasi ja kõik lähevad koju ja hommiku uuesti stardime. Väga äge, võib-olla see ööbimisega laager on see üks põhjus, miks mina selle kooli valiksin. aga ma olen ka pannud endale siin kogunud kokku 9. klassi noorte seas, kellele ma käin aeg-ajalt koolis töötubasid tegemas karjääriteemadel, et mida nemad on nagu tahtnud teada Mustamäe riigigümnaasiumi kohta ja mõned asjad siia kirja pannud. Et kui üks minu jaoks kõige suurem eelis on see, et ma saan 24 tundi koos olla kogu kooli kogukonnaga ja seal ööbida, see annab nagu hästi hea võimaluse tuttavaks saada. Et mis on veel teie kooli võib-olla eelised või eelised, et miks just teile tulla? Jah, kindlasti üks faktoritest on see, et me oleme TalTech linnakus. Ja TalTech loomulikult on meie kõige suurem partner ja pakub meile kõige rohkem valikkursuseid ja mooduleid. Ja kindlasti seal on väga palju tehnoloogia, inseneeria, robootika, IT ja nii edasi. Aga see ei tähenda, et meil on ainult see suund. Meil ei ole konkreetset suunda, seal saad ka kõike muud, muusikat, meil on Muba on ka üks meie partneritest, meil on koostööpartnereid väga palju, mis loob siis seda võimalust. Ja nagu õpilased ise ütlevad ka, kes ikkagi tahavad päriselt TalTechi minna õppima, neil on juba see siht ees. Õpilased ütlevad ka, et nii hea aknast on kogu aeg eesmärk vaadata, et siis see aitab seal matatunnis selles sest meil on ainult lai matemaatika, et aitab seal matatunnis ikka vastu pidada, et see kindlasti on eriline, et miks meile tulla. Ja ma arvan, et juba see, et sa saad oma päevad veeta kosmoselaevas. Ja. Kas ma pean midagi veel lisama? Ma juba tahan. Aga Anni, kus sina oled seal mõnda aega õppinud, et millised on need õpilased või mis on nende õpilaste mingi isikomadus või ühine joon, et kellega on koos hea õppida, et milline see õpilane võiks olla, kellega sina tahaksid koos õppida? Kohe ütlen, et alguses, et meil on klassid üsna suured, et meil on lausa 37 õpilast enamasti klassis, et sul on esiteks juba nii suur hulk inimesi valida, kellega sa tahad olla, või mitte, et sa ei peaks kellegi ühest valima teise, aga et kellega sa ikkagi selle enamus aja veedad. Ja enamus meie klassis on hästi innukad, tahavad väga-väga õppida ja on motiveeritud ja lõbusad ja sotsiaalsed, et ongi, et mitte ükski päev ei ole selline, et
vahetund jälle hakkas, et noh, istume siin, kuni järgmine tund hakkas, vaid ei, et sul ongi väga ägedad klassikaaslased, kes kõik räägivad, kõik jagavad oma mingeid elusündmuseid ja jah, et see ongi kõige toredam, et sul on lõbus, et sul ei ole lihtsalt see, et üks tund ja teine tund, vaid sul on ka seal vahepeal, kellega sa saad nagu rõõmsalt veeta seda aega, et jah, ja ma arvan, et see on kõige see, mis on kõige parem et selle selline valmisolek suhelda omavahel, Jaa. sotsiaal, kõik see pool toetab. Jaa. Maiken, sa oled näinud mitmeid noori, kes on sinna kooli sisse astunud ja väga paljusid noori, kellega ma olen suhelnud, just tunnevad huvi selle vastu, et mis on see, mis on saanud takistuseks näiteks sisseastumisvestlusele, et sinna kooli saada, et mis on see nii-öelda komistuskoht olnud noortel, et nad ei ole saanud teie kooli? Jah, eks see on niisugune keeruline hetk niikuinii ja kindlasti see närv sees on, kui sa sinna vestlusele lähed ja loomulikult on õppeedukas väga oluline, kindlasti me vaatame hinnete lehte, aga kindlasti ma arvan, üks kõige olulisemaid osasid on see, et sul on kas või mingi väike aimdus sellest, miks sa just siia kooli tahad tulla. Et mis sind kindlasti selle jooksul nagu selleks ette valmistab, on kindlasti vaata meie kodulehekülg otsast lõpuni läbi. Meil on väga aktiivsed, oleme me sotsiaalmeedias ka, et lisaks siis meie väärtused, vaata, mis on meie kooli väärtused ja too läbi enda need väärtused sinna vestlusele ka, et miks sa just siia tahad tulla ja rääkida just endast, et meil tekiks aimdu sellest, et kes sa siis oled, miks sa peaksid meie pardale tulema seda laeva juhtima ja kindlasti lai silmaring, millega sa tegeled, kas sa käid teatris, kas sa käid kinos, on sul mingid huvialad, et me võimalikult palju tegelikult sinu kohta teada saaksime. Ja see suhtlemisoskus ja eneseväljendus on kindlasti üks väga suur boonus õppeedukuse kõrval, et nad mõlemad on väga olulise kaaluga. Kuidas, Anni, sina valmistusid Mustamäe riigigümnaasiumisse sisse astuma? Kes sind toetas, kus sa said abi, kus sa said tuge, et nagu enesekindlalt minna sisseastumisvestlusele? Ma arvan ikkagist kõige suuremad toetajad olid mu sõbrad, kes ka minuga samal ajal soovisid saada koolidesse sisse, et meil oligi see, et kõigil oli soov saada kuskile heasse kooli ja siis ongi, kõik hoiavad üksteist motiveerituna, et ongi, et tema tahab saada selles paremaks, sina aitad teda selles näiteks füüsikas, teine on natuke nõrge matemaatikas, mina olen näiteks hea matemaatikas, aitan oma teist sõpra, et see ongi, et kui sul on head sõbrad, kes toetavad üksteist, siis ongi, et see on kõige parem asi, mis sul saab olla sellel ajal, et nemad kindlasti aitasid mind kõige rohkem. Kindlasti ka õpetajad, kes olid ka valmis andma konsultatsioone, et kui oligi mingis natuke füüsikas mingid valemid arusaamatud, et siis kõik olid nõus aitama. Kas karjäärinõustaja juures said sa ka käia, et natukene meie Töötukassa karjäärinõustajatega rääkida, et arutada, et mis on see sinu teema, mis võiks sulle sobida? Kusjuures jah, et minu esimene teadmine üldse riigigümnaasiumitest, nendest uutest, oli siis siin samas majas, et me käisime, ma olen suht kindel 9. klassi alguses, käisime oma klassiga siin ja meile tutvustati kõiki neid koole ja ma kohe algusest olin nagu, issand, Mustamäe riigigümnaasium, see kõlab nii huvitavalt ja peale seda ma läksingi vaatama nende kodulehte, vaatasin, mis neil pakkuda on ja see lihtsalt kõnetas mind nii väga, et see jah, jäi mulle nii-öelda südame lähedale. Aga mul oli ka karjäärinõustajaga eraldi kõne, kus me rääkisime, et mis mu siis tugevad küljed võiksid olla ja et mis kool mulle sobiks ja siis tuli ka ikkagist välja, et gümnaasium kindlasti ja siis otsustasingi Mustamäe riigigümnaasiumi. Küsin Maikeni käest, et sa oled neid noori nüüd pikalt ka kõrvalt vaadanud, et sa ise võib-olla oskad äkki öelda, mis ka võib-olla noored on rääkinud, et mis on see kõige suurem muutus, mis nende sees on toimunud, kui nad on põhikoolis vahel harjunud sellega, et õpetaja käib järgi, ütleb, et nüüd oleks vaja see töö järel vastata või millal sa nüüd saad tulla, et siis kas toimub mingi muutus nende noorte sees, kui nad asuvad õppima Mustamäe riigigümnaasiumisse? Et mis on see, ma pärast küsin Anni käes sama asja, et mis on sinu sees toimunud, aga nagu suuremat pilti, et mis on see muutus, esimene päev ja siis hiljem? Jah, kindlasti see muutus on väga suur ja selleks tulebki valmis olla, et minna põhikoolist gümnaasiumisse või riigigümnaasiumisse, see ongi väga suur muutus. Õppetöö lähebki intensiivsemaks,
ongi rohkem õppida, et sa ei saa oodata, et sa jätkad põhikoolis, et see ongi aste edasi. Aga selle juures ma võin öelda seda, et tegelikult igal koolil on olemas see tugi, mentorsüsteemi näol, klassikaaslaste näol, kodu näol ja igasugused õpilasnõustajad, kes iganes on koolis, see süsteem on olemas, et mulle õudselt meeldib see metafoor, et kui sa tahad õppida, siis kõik saavad sind aidata. Aga kui sa ei taha õppida, siis mitte keegi sind mitte kuidagi aidata ei saa. Et jah, et esialgu võibki olla väga raske, et kui me läheme sellesse ebamugavasse tsooni, seal kus on uus, kõik on uus, su närvisüsteemile on see uus, ta pole seda varem kogenud, siis seal ongi väga lihtne ära ehmuda ja justkui see soov alla anda. Aga kui sa ei anna alla, su selja taga on teised kosmonaudid, astronaudid, piloodid, kes aitavad sul seal jätkata ja igas koolis see süsteem on olemas, et kui sul on endal see soov, et siis pea vastu, sest üks hetk sellest ebamugavustsoonist saab sinu uus mugavustsoon, et lihtsalt mitte alla anda. Et tegelikult kõigil on need võimalused olemas, et jätkata igal juhul, ükskõik kui raskeks mingi hetk võib minna. Et kõik sellised muutused on toetatud, hoitud, et kui vaja, siis igal juhul saab abi. Jah, et see suur kool on küll et me oleme suur kool, aga selle suure massi sees on kindlasti sinu inimesed. 100% lihtsalt leia nad. Anni, mis oli see muutus, mis sina oled endas märganud nüüd siin 1,5 aastaga, et pärast põhikooli gümnaasiumisse, et mis on see, mis on toimunud? Issand, ma võib-olla toon alustuseks selle, et ma tulin nagu väiksest koolist, kus oligi 160 õpilast ja siis tule kooli, kus on sul juba esimese su enda paralleelide seas on 360 õpilast, on nagu suht suur hüpe, aga see ongi see, et sul on nii palju uusi inimesi, kelle seast nagu endale uued sõbrad leida, et sul on tohutult palju valikuid, et ongi, kui sa võib-olla just enda klassiga nii väga ei saa tuttavaks või bondi, siis sul ongi teised klassid, kus on kindlasti 100% on nagu keegi sinu oma. Ja ma arvan, et mis minus endas kindlasti julgemaks, veel aktiivsemaks olen muutunud, et see kõik, mis seal koolis on andnud mulle seda, et jah, ma saan õppida seal väga-väga heal nagu tasemel ja ma ei peagi ainult muretsema et ma olen nüüd matemaatikas nii hea, et mul on kõik hinded ülihead, aga mul on ka teisi, et ma saan oma nagu teiste hobidega, teiste vajadustega tegeleda, et see on kõige minu jaoks, ma arvan, see. Aitäh! Võib-olla viimane küsimus, mis mind praegu ka huvitab ja noored ka räägivad koolis, et kas see linnalegend vastab tõele, et Mustamäe riigigümnaasiumisse on oodatud ainult need õpilased, kes üle kõige maailmas matemaatikat armastavad? Ei, nagu selles kindlasti on see plusspunktid, aga ei, kindlasti mitte, et sul on ka teised küljed, mida kõik õpetajad hindavad, et see on lihtsalt, jah, linnalegend. Okay. Aga matemaatika on ikkagi oluline? Jah, sest eks meil kõigil ole lemmikaineid koolis ja ma arvan, et see matemaatika legend on tulnudki sellest, kuna me oleme TalTech linnakus ja meil võibki jääda mulje, et meil on väga selline teaduse, inseneeria ja robootika suunas valikmoodulid, aga tegelikult see ei ole nii, et kui sa lähed meie kodulehekülje peale ja vaatad iga astme peale, millised on meie valikkursused, tegelikult see ei ole niimoodi. Aga jaa, meil on vaja matemaatikat, aga ära muretse, sa ei pea selle laia matemaatika olema parim õppija. Sul on eesmärk, et sa saad selle miinimumi, see 50% ja võib-olla oled 100% hoopis seal kuskil keemias, füüsikas, emakeeles. Et see ei ole oluline, et oluline, et kõik oleks see 50% ja üles. Andke lõpetuseks kõige sellisem viimasem üks suur soovitus mõlemad nendele noortele, kes tahavad Mustamäe riigigümnaasiumisse õppima asuda. Üks soovitus, mida alates täna õhtust nad saaksid juba tegema hakata. Ma arvan, et kõige olulisem osa üldse valikute juures on see, et number 1, et tunne ennast, vaata, mõtle, et mida ma tahan, millises koolis ma tahan õppida, sest et kõik riigigümnaasiumid, kõik gümnaasiumid on erilised. Kõigil on midagi väga
oma pärast anda ja midagi ilusat, et mine külasta mõnda kohta, mine õpilasvarjuks, uuri kodulehekülje pealt, vaata YouTube'i videosid, igal koolil on, paljudel koolil sotsiaalmeediast ja tunnetad, kas see on see minu energia või kuidas noored ütles, see minu vibe, kas ma vaibin sellega. Ja kindlasti ära karda eksida, et ükski otsus ei ole nüüd ja igavesti. Et tegelikult see on täiesti okei, kui sa üks hetk tunned, et ma peaks mingi teises suunas minema. Aga gümnaasiumiharidus on see, tee lõpuni ära. Nagu ikka meile õpetatakse, et kõik, mis oled alustanud viid lõpuni, sa võid seda muuta, aga ära karda eksida, vaata iseendasse ja anna endale see võimalus. Ja Anni, üks asi sinu poolt ka. Minule meeldib üks ütlus, mis minu mentor ütles mulle, et ole alati oma mugavustsooni piirist 2 sammu edasi. Et see on see koht, kus sa pead olema. Et kui sa tunned, et sul on natuke ebamugav ja võib-olla mitte see, mis sa tavapärast, siis ongi see õige. Et sa tead, et sa oled midagi paremat tegemas, et see ei ole su igapäevane asi. Et kindlasti see on, mis on minuga peaaegu 1,5 aastat juba ajus peas käinud. Aitäh teile, soovin edu teile ja kõigile neile, kes gümnaasiumisse sisse hakkavad astuma. Aitäh!